Jah, saab küll. Tere! Minu nimi on Erki, olen konstruktor MAPRi ehituses. See on kõige kirjum slaid, et siis ma teen kiiremini, et saate ruttu väikse lõuna ja kohvi. Aga räägin siis täna ankrupoltidest ja kas siis arvutada neid 199318 või 1992 põhjal. Siin on kaks põhimõttelist arvutuse erinevust, et ühe puhul on siis tegemist teraskonstruktsioonide projekteerimisega, kus siis võetakse läbi liited ja seal siis arvutatakse postiala arvutuslik kandevõime hõõrdejõu põhjal esiteks, siis ankrupoltide lõikekandevõime ja siis vundamendi ääriku kandevõime põhjal. Ja siis 1992-4 on siis betoonkonstruktsioonide kinnituste projekteerimine betooni ja siis seal on põikkoormus, mis on siis eraldi õlega põikkoormus, õleta põikkoormus ja siis on vähendatud põikjõu kandevõime. Et nagu näete, siis on kaks suhteliselt erinevat asja, kuigi justkui sama asja arutame. Ehk siis teraskonstruktsioonide standardi põhjal hõõrdejõu siis põhjal arutamine. Põhimõtteliselt siis võetakse arvesse postiala alusplaadi ja selle all oleva järelvaju vahelisel hõõrdel põhineva arvutusliku nihke kandevõime. Ja siin siis see hõõrdetegur on 0,2. Ja nagu näete, siis hästi oluline roll on posti arvutuslikul survejõul. Et sellest sõltub väga palju ka see kandevõime. Siis ankrupoltide kandevõime võetakse siis väiksem suurustest. Esimene on siis poldi auguserva muljumiskandevõime, mis on sarnane kõigi nende poldi lõike kandevõimete juures. Ja siis poldi lõike kandevõime, kus siis on ka valem on suhteliselt tuttav, aga lihtsalt erinevus on siis sellel alfa B-l, mis siis võtab arvesse selle betooni seal. Ja punkti, äkki oli 622 alusel saab siis selle nihke kandevõime leida hõõrde ja ankrupoltide siis kandevõime liitmisel. Siit aga märkus, 2011 aastal tuli FIBI Bulletin, mis siis märkis, et hõõrdejõudu ei tohiks arvesse võtta, kui jootbetooni paksus ületab poole ankru diameetrist. Ankru kandevõime sõltub serva lähedastest tingimustest ja ankur on mõeldud maavärina koormuse talumiseks. Et see on selles suhtes oluline märkus, et see hõõrdejõud võib seal väga lihtsalt ära kaduda näiliselt. Ja siis selle sama standardi, äkki oli 628 punkt, siis toob väljagi selle, et seda hõõrdejõudu ja ankrupoltide lõike kandevõimet ei tohiks kokku liita. Kui me lähme nüüd betoonistandardi juurde, siis siin eristatakse õlaga ja õlata põikjõudu. Ja õlata põikjõud on siis sellisel juhul, kui kinnitus on tehtud terasest ja kinnituselemendiga kontaktis vähemalt 0,5 Tfx ulatuses. Tfx on siis seal alusplaadi paksus. Ja kinnitus on kinnitatud siis kas otsebetooniline ilma vahekihita või siis all on mürt või siis jootebetoon, mille paksus on vähemalt võrdne alusbetooniga, kuid mitte vähem kui 30 megapaskalit. Et see 0,5 diameetrit on tegelikult väga vähe, et kui me võtame 20 ankrupoldi, siis see on ainult 10 millimeetrit. Tahaks näha, kes selle jootebetooni sinna kindlasti alla valab. Siin siis näha neid õlaga kinnituse variante. Üks on siis
Sihuke kõige tavalisem, see A-joonis, mida me nagu igapäevaselt objektil näeme, siis on võimalus ka kahe siis selle nii-öelda seibi ja mutriga kinnitusi, siis on ankrukanalisse. Et siin oluline on tähele panna seda A3 vahet, et B-l ja C-l seda ei ole, sest see betooni nii-öelda murenemine on siis takistatud. Lisaks on ka vähendatud põikkandevõime, mis on siis see, et see on rohkem kui 0,5 teed, aga möördist sängituskihi paksus ei tohi olla ka üle 40 mm. Ja siin on ka oluline punkt see, et seda saab kasutada pragunemata betooni puhul, ehk siis seal ei tohiks mõjuda paindemomenti, sest kui paindemoment mõjub, siis võib tekitada kohe tõmmet ja ei tohi olla ka tõmbejõudu. Ja kui ülal olevad tingimused ei ole täidetud, siis tuleb eeldada, et mõjuv põikjõud mõjub õlaga. Ehk siis see on sihuke Eesti suhteliselt tavapraktika, et ankrupoldid, teraspost, millel on alusplaadi ja vundamendi vahe on 50 mm. Ehk siis see ongi õlaga põikkoormus ja siin siis normkandevõime terase purunemisel korral mõjutab siis alfa M, mis on siis see, et kas kinnitis saab pöörduda või mitte. Selle momendi arvutus siin all, see kehtib ainult juhul, kui on sõlmes tõmbejõud. Vastasel juhul tuleks kasutada ikkagi 1,99318 arvutust, sest antud juhul, kui siin mõjuks survejõud, siis see valem muutuks nagu valeks. Ja siis miks ei arvesta Eurokood jootebetooniga? See on USA Florida ülikoolis tehtud uuring, kus siis võeti ümmargune post. Postil on siis alusplaat, kuhu siis kinnituvad ankrupoldid ja postile anti vääne ja siis igale ankrupoldile mõjub võrdne siis lõikejõud. Siin on siis näha, mis juhtub purunemiseni viidud selle jootebetooniga, ehk siis ta läheb väga mõraneb läbi, aga samas jootebetooni ja alusplaadi vahel ikkagi see nii-öelda kontakt säilib. Lisaks tehti siis üks katsetus, kus selle alusplaadi ja jootebetooni ümber lisati EPO ja fiibriga sihuke kiht, selleks, et tulemused oleks nii-öelda õiged, siis lõigati alusbetooni ja selle ümbrise siis EPO lahti, et see ei hoiaks vundamendi küljes kinni. Ja tehti siis test ja on näha, et see betoon või siis mört seal vahel kannatas palju rohkem jõude. Siin on siis näha ka kaks graafikut, kus siis vasakpoolsel on see esimene, tuleme siiapoole. Esimene on siis otse vundamendile kinnitatud. Seda on näha, et selle kandevõime on kõige suurem, see vasak siis telg või see vertikaalne telg on siis lõikejõu suhe poldi siis tõmbejõuga ja siis all on deformatsioon ja otse vundamendile kinnitades on näha, et see deformatsioon on küllaltki väike ja kandevõime kõige suurem. Teised kaks, keskmine on siis 2 korda diameeter ja alumine on siis 4 korda diameeter, see alusbetooni ja alusplaadi vahe. Ja näha on, et sellega kohe, mida kõrgem on siis vahe,
seda madalam on kandevõime, seda suurem on deformatsioon. Paremal on siis toodud graafikud vundamendi sõlme kohta, mis on siis jootebetooniga tehtud. Ja siin on näha, et kõige parema tulemuse andiski täpselt seesama T7 katse, mis siis tehti selle EPO ja fiibri tugevdusega. Teised kaks on siis samamoodi 2 diameetrit ja 4 diameetrit siis selle õlaga. Ja tegelikult on näha, et kandevõime on suhteliselt sarnane, aga suurema õlaga on siis ka suuremad deformatsioonid. Ja nende nii-öelda siis märkused olidki see, et õigesti paigaldatud mitte kahanev betoon suurendab märkimisväärselt ankruboltide lõikekandevõimet, kuigi deformatsioon on suur. Normid, mis sätestavad betoonpaida tugevust, ei tohi ühenduse tugevuse arvutamisele arvesse võtta, et need võivad olla liiga konservatiivsed, kuna jootebetooni ja siis selle alusplaadi vahel ikkagi see hõõre nagu säilib. Ja nad testisid ka keemilisi ankruid ja lisaks leidsid siis, et lühiajalise staatilise põikju koormuse korral vähemalt sama tugevad ja jäigad kui betooni valatud ankrud, et see on niisugune nagu huvitav lisamärkus. Ja siis üks arvutusnäide ongi selle sama, ma ütleks Eestis levinud sõlme kohta, kus siis on teraspost alusplaadiga ja seal on alusplaadi ja siis betooni selle vundamendi vahel on 50 millimeetrit. Ja antud juhul on siis kasutatud 16 millimeetriseid ankruid sisse valatud. See on siis ideastaatikast ja kuidas määrata, mis standardit ideastaatika kasutab, ongi see sama ankrute info, et kui panna cast in place, siis ta võtab 1,99318, mille järgi siis arvutabki selle lõike kandevõime, mis siis antud juhul on 19,7. See ülemine 33,9 on siis serva muljumine. Ja siin tulemustes on siis ka kohe näha, et mis standardit IDEA kasutab, et see on niisugune hea koht, kus nagu kontrollida. Siis on kasutatud nii-öelda seda järelpaigaldavat seda ankrut, kuigi tegelikult ta on täpselt seesama, aga lihtsalt nüüd arvutab 1,992,4 järgi selle kandevõime ja näeme, et see on palju väiksem, 3,7 kilonewtonit. Siin oli ka selline teema, et kui ideastaatika muidu kasutab nende ankrute puhul Bolti standardit, siis ma tegin eraldi uue nii-öelda materjali, et saaks kasutada seda armatuuri nii-öelda informatsiooni, et siis olid need nii-öelda tulemused ka võrreldavad. Ja siis huvi pärast tegin ka võrdlused, mis oleks siis, kui see alusplaat oleks täitsa vastu betooni ja siis oleks see kandevõime 28,9. Et kui niimoodi võtad, siis ligi 20 kilonewtonit, eelmine oli 3,7 ja see on 28, et siis on nagu päris suured vahed. Ja siin siis ka väike see nii-öelda võrdlus, kus on siis toodud see 1,993,18 sinisega, mis on siis kogu aeg konstantne. Siis on 1,992,4, mis on siis selle õlaga arvutus. Õlata arvutust, põhimõtteliselt see on selle rohelise alguses ja roheline on siis vähendatud kandevõimega arvutus, et näha on, et kuskil seal 30 millimeetri juures kaks standardit siis nii-öelda lõikuvad, aga muidu vaatad, et siis tegelikult see nagu suuruste vahe on ikkagi väga suur. Ja kui nüüd vaadata edasi, siis lähiaastatel
peaks tulema uued eurokoodeksid välja ja terase standard siis eristab ankrut kaheks. On short anchors ja traditional long anchors. Ma neid eesti keelde ei hakanud tõlkima, sest see on siuke mõiste, mida võiksid vähe targemad inimesed nii-öelda paika panna. Ja siin siis ongi see, et anchor boltsi puhul eeldatakse, et kandevõime määrab terase purunemine, ehk siis arvutus käibki selle sama 1,99318 järgi ja short anchorsi puhul siis eeldatakse, et on betooni või siis ankru väljatõmme, siis see purunemise pilt. Lisaks on muudatus, et muljumiskandevõimet auguserval ei pea kontrollima, sest see valdavalt ei saanud määravaks. Ja hõõrdetegur tõstetakse 0,2-lt 0,3 peale. Siuksed väiksed muudatused. 1,992,4 standard mustand tuli täna välja, et ma ei ole jõudnud seda üle kontrollida, mis seal muudatus on, aga selles suhtes siin juba see, et ankrud eristatakse kaheks, annab nagu päris kindlalt nagu suunised. Ja siis kokkuvõtteks, et need kaks standardit ei ole konkurendid, et neid tuleks mõlemaid kontrollida. Jootebetoon üle 0,5D tähendab õlaga arvutust või siis vähendatud kandevõime arvutust ja et terase standard üksi ei ole piisav, et see tegelikult ei arvesta nagu õla efekti. Ja siis mu välja toodud uuring näitab, et konservatiivsus standardites on siis osaliselt põhjendamatu, sest isegi kui see jootebetoon seal mõraneb, siis see hõõrdejõud ikkagi säilib, aga sellest hoolimata tuleks standardit siiski jälgida. Ja siis meeldetuletus, et ankrupoldid ei lõppe terasega, vaid tegelikult see läheb edasi ka betooni ja betooni arvutamisel kindlasti on suureks abiks Idea-Statica detail, mille kohta Tiidu käest saab kindlasti rohkem uurida ja küsida. Aga selle ilusa pildiga mina lõpetan. Yeah. Siin on ka näha see 50 milli, kui on post nagu fundamendi peal versus metallpost läheb otse fundamendile, siin selle jõu erinevus päris suur, et siis täna loomanaalid, et siis kas ma just panen ka endal kodus nii-öelda metallpost fundamendi peale või see ongi nagu, et miks jätta selle vahe, kui fundamendi peal oleks nii-öelda palju tugev või? See on hea küsimus. Eks seal kindlasti on see, et fundamentide siis valamisel on tolerantsid, mis ei ole nii täpsed, et saaks selle terasposti sinna otse fundamendi peale nii-öelda kinnitada. Et tahaks, et hoone oleks kõik ikkagi loodis ja õige kõrguse peal. Et ma arvan, et see mõte ongi seal, et oleks võimalik siis mängida selle kõrgusega. 5 sentimeetrit, 50 millimeetrit päris. On küll, jah. Ei, no see on siledaks ka käia. Endale teed käia siledaks, seda on vastu. Sa ei tee 100 posti, sa teed mingi 4 või 12. Jah. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh. Ja nüüd teeme